Nii, me oleme valmis jätkama. Johannes Vedro on laval, Eesti Rahvusringhäälingu spordiajakirjanik aastast 2016, kui ma vaatasin, sa võid parandada mind. Sul on õigus? Ei ole lihtsalt spordiajakirjanik. On muusik, on spordiajaloo seltsi juhatuse liige ja nii edasi. Ja on hästi ette valmistunud, nagu ekraanilt paistab. Aitäh, Ivar. Ja, spordimuuseumis töötan ka. Aga loodetavasti elus ameteid jääb ikkagi ajas vähemaks. Aga Ivar, ma olen seda öelnud siin korduvalt. Tegelikult see on hästi tore, et sina mu sissejuhatasid, sellepärast, et kui väga paljude inimeste eeskujud lapsena olid Lembitu Kuuse või Hella Rosila või Anu Säärits võib-olla, no Lembitu Kuuse eeskätt muidugi võid Toomas Uba, siis minu eeskuju kindlasti oli Ivar Jurtšenko ja see on nii tänase päevani. Ja ma ütlen seda väga südamest. Mõned nopped siis paarist viimasest aastast, sest Priit ütles, et eesmärk võiks olla see, et rääkida asjadest, mis kuidagi kogemuse läbi on oluliseks saanud ajakirjanikuna. Ja paljud on mingeid kohti juba kuulnud spordiajaloo seltsis võib-olla ja Ivar teab kõike niikuinii kindlasti oma kogemusest palju paremini. Aga viimased aastad on mõnel suurvõistlusel õnnestunud käia. Siin on loetelu nendest, mis on olnud võib-olla välismaal ja sellised suuremad kohalikud maailmakarikaetapid ka muidugi, aga mõned Soomes on õnnestunud käia Norras näiteks talialade MK-etappidel. Aga suvemängud Pariisis aastal 2024 olid minu olümpiadebüüt. Ja see pidanuks toimuma tegelikult 2 aastat varem, 2022 Pekingis. Aga juhtus nii, et umbes nädal enne selle sündmuse algust ilmus minu digilukku üks punane täpike, mis andis mulle teada, et ma olen koroonaviirusega nakatunud. Ja siis tuli kordustest, mis seda sama ütles mulle, need 7 või 10 päeva ma elasin nii, et ega ma aru ei saanud, aga olümpial ei käimata. Ja selles suhtes läks hästi, et oleksin mina olnud lennukis see, kes oleks Kelly Sildarule midagi põhjustanud, siis oleks olnud raske tööle naasta. Enamasti võistlustel käimine on olnud selline kahekesi kogemus, ehk siis põhimõtteliselt valdaval osal kordadest koos operaatoriga kahekesi sellistel välislähetustel või mingites olukordades näiteks kolmekesi, kui on olnud selline vastutuse jaotus, et on olnud veel üks inimene televisiooni poolelt kaasas ja mina näiteks olen tegelenud raadio poolega. See juhtus näiteks korvpalli Euroopa meistrivõistlustel siin 2022, kus meil oli siis ka Anu Säärits, kes vastutas telepoole eest ja operaator Kaarel Tooming. Aga üldiselt mina olen ikkagi päris palju käinud ka sellise kahese ekipaažiga operaator, kes siis tegeleb, ma räägin paas asju nüüd, aga see on, ma arvan, hea, et siis teil on võib-olla tulevast ka parem arusaam. Operaator, kes siis tänasel päeval tegeleb kõige rohkem sellega, et ikkagi pilt saada. See on tema esimene ülesanne. Ja tänapäeval operaatorid, kui nad välisvõistlustele lähevad, siis suurel osal neist on olemas ka oskused videomontaažiks. Vähemalt, no kellel rohkem, kellel vähem. Rudolf, kes mul siin täna näiteks minuga kaasas, temaga me käisime koos Oslos, et temaga on samamoodi käidud siis välisvõistlustel. Et operaatorid enamasti võtavad enda ülesandeks ka selle, et nad juhivad autot, kuigi see ei ole otseselt reegel, et nad ei pea. See on omavahelise kokkuleppe küsimus, kui me käisime suvel operaator Heinlaidiga Poola rallil, siis
siis me loomulikult seda, mis ta seal oli, mingi 800-900 kilomeetrit autoga ikkagi sõitsime kordamööda. Logistiline pool, tegelikult selle muidugi operaator ja reporter üldiselt mõtlevad koos välja, aga operaatoril see on kindlasti ka oluline roll. Reporter, no loomulikult, eks ju, kuna seda rolli justkui täidan mina, siis loomulikult siia ma oskan kõige rohkem kirjutada asju. Planeerimine, vormistamine originaallugudel, et võib-olla see tähendab idee loomest kuni siis selleni, et see tekst on kokku kirjutatud ja nii-öelda montaažiks ette valmistatud ja sisse loetud. See on siis telepoolel ja tegelikult ju ka raadiopoolel. Igasugune suhtlemine, et algusest peale on ikkagi üldiselt reporteri vastutus, et operaator reporterile intervjuusid kokku ei lepi. See on siis reporteri ülesanne. Siis see pool, mis paistab nii-öelda välja võistlustel, kui siis meediaorganisatsioonil on ülekandeõigused ja neil on ka kohapeal ekipaaž, siis valdavalt, eks ju, otse-eetri lülitused ja intervjuud, mis jõuavad televaateni või raadioga täpselt samamoodi otselülitused, intervjuud. Ja planeerimine, mis on ikkagi päris suur osa kogu sellest tööst, kokkuleppimine, tellimuste vormistamine, sellised asjad, et ma arvan, et 20% tööst vähemalt. Ja ma arvan, oleneb muidugi päevast, aga võib-olla rohkem isegi, et ikkagi suur osa tööst on läbirääkimised. Teleülekannete puhul, kui on ekipaaž on välismaal või kuskil objektil ja siis nii-öelda taustatiim on siis üldiselt Tallinnas, siis kui on hästi läinud, siis on ülekandel ka toimetaja. Ehk siis on nii-öelda ajakirjanik või ei pea olema ajakirjanik, aga on teleköögi poolega hästi kursis olev inimene ja seda spordiala hästi tundev inimene, kes siis põhimõtteliselt vastutab selle eest, et see sisu, mis on välja mõeldud üheskoos, see jõuaks õigel ajal eetrisse õiget moodi. No põhimõtteliselt on ta mingis osas nagu režissööri parem käsi, aga tema tegeleb siis selle ajakirjandusliku poolega ka ja suhtleb ekipaažiga, mis on siis võistlusel. Ja üldiselt, kui mina pean ülekande ajal kellegagi nõu, et näiteks võistlus käib, meil on vaja eetrisse minna, siis kui on hästi läinud, siis mul ei ole mitte ainult režissöör, kellega ma saan asju arutada, vaid mul on ka toimetaja. Väga tihti režissöörid kehastuvad ka toimetajateks, ehk et nad teevad nii-öelda seda tööd ise ka. Ja no laias laastus siis on kommentaator või kommentaatorid, kes valdavalt nii palju otseselt ei sekku sellesse, et kuidas need vahetused toimuvad siis eetris ühe või teise asukoha vahel või ütleme siis heliliselt, et millal on eetris kommentaatorid ja millal on eetris või pildis ja helis siis reporter koha pealt. Nemad pigem on oma ülesande juures, keskenduvad sellele ja teevad siis koostööd toimetaja või režissööriga. Ja loomulikult üritavad siis tähelepanelikult jälgida, et mis infot reporter neile koha pealt annab. Ja sellel ekipaažil, mis on siis seal koha peal, objektil, neil on olulised töövahendid, loomulikult kõige tähtsamad kaamera ja sellega siis seotud tarvikud. Siis on olemas eraldi aparatuur, et tänasel päeval siis läbi põhimõtteliselt satelliitühenduseks tekitada siis piisava internetivõimekusega side Tallinnaga, et see pilt jõuaks hea kvaliteediga siis kõigepealt Tallinnasse režissööri silmad ette ja siis juba televaatajate ette. Ehk siis need on live-kastid, mis eriti suured ei ole, ma ei tea, võib-olla kõrgust nii palju nagu sellel mikrofonil, laiust võib-olla nii palju, aga maksavad vist mitukümmend 1000 eurot. Nagu kallis tehnika ikka. Ja operaatoril siis on oma kõrvaside, lisaks montaažiarvuti selleks, et seda materjali siis pärast töödelda ja lugusid kokku panna reporteriga koos. Reporteri puhul ma panin siia kirja märkmik, kalender,
nutiseade ma ikkagi, kui ma alustasin, siis ma ikkagi käisin alati paberi ja pastakaga. Ja ma olin siis juba ilmselt vähemuses 2016. Ajas inimene muutub enesekindlamaks, võib-olla kohati liiga enesekindlaks. Et mõnikord võiks selle paberi ja pastaka kätte võtta, aga muidugi need ajad enam ei ole, kus kuuse juures tuleb stopperiga aega võtta eraldi stardisuusatamise puhul. Nutitelefon heli ja pildi salvestamiseks on selles mõttes päris oluline, et nüüd, kui me räägime Pariisi olümpiast, siis ikkagi üsna mitu lugu sündis ka minul nii, et ma ise, kuna meil oli siis 3 ajakirjanikku seal kohal, meil kõigil oli see võimekus, et me saime ka ise filmida, siis ühel 3 järeldades oli operaator võtta, sest meil oli 3 ajakirjanikku, 1 operaator kaasas, et siis 1 3 operaatorit jätkus ja 2 mitte. Ja kui oli oluline sündmus, siis need 2 pidid ikkagi ise hakkama saama. Et siis tänapäeval on see täiesti eetrikõlbulik asi tihtipeale, et kui ajakirjanik ise siis telefoniga pildi salvestab või intervjuu salvestab ja see läheb pärast eetrisse. Jah, ülekandajal loomulikult siis on oluline, et mina kuuleksin seda, mis siis toimub Tallinnas ja mis selliseid korraldusi mulle antakse. Ma arvan, et väga paljud inimesed kes on ülekandeid vaadanud, on mõelnud, et kuidas see on võimalik, et kui näiteks ka, ma ei tea, talvel müts on peas ajakirjanikul ja ta on kaamera ees, et siis millal ta teab seda, et kord on temal ja nüüd tuleb ülekandes siis sõna võtta. Et tegelikult see on tohutult loll, sest selline, ma ütlen, nutikat justkui selles midagi ei ole, et see on tohutult nagu selline labane süsteem, et põhimõtteliselt sul on taskus üks telefon, täiesti tavaline telefon võib see olla, siis sul on põhimõtteliselt seda telefoni mööda jookseb kõrvaklapi juhe ja siis sul on, laias laastus, sul on kogu aeg telefoni kõne, mida sa siis kuuled läbi selle kõrvaklapi, mis on sul siis näiteks seal mütse all, eks ju. Et tegelikult sul on lihtsalt näiteks 10 minutit enne ülekande algust helistatakse ja siis sa pead valima telefoni, millel on ikkagi akut ka, sest et sa võib-olla järgmised 2 tundi või 3 tundi võib juhtuda, et sa lihtsalt kogu aeg oma peas kuuled seda ülekannet ja režissööri, kes siis Tallinnas sulle ütleb, mis teha tuleb. Ehk et mul on üks konstantne telefonikõne kogu selle võistluse ajal peas. See tegelikult tundub ju väga loogiline, aga kui seda kunagi teinud ei ole, siis nagu maru imelik. Ja tänapäeval loomulikult arvuti peab kaasas olema selleks, et asjad kiiresti infot saada, et need lood kokku kirjutada ja nii edasi. Meie ekipaaž siis Pariisi suveolümpial, sest need näited või mingisugused mõtted tulevad siis Pariisi kogemusest. Meil oli 4 inimest, 3 ajakirjanikku, 1 operaator ja Debora Saarnakile oli see olümpiadebüüt. Tarmo Armane oli see olümpiadebüüt, Johannes Vedrole oli see olümpiadebüüt. Ja see olümpiadebüüt oleks kindlasti olnud palju raskem, kui ei oleks olnud kaasas Maarja Värvi, kellele see ei olnud olümpiadebüüt. Samamoodi nagu Nelli Differtil, et oli kaasas Kaido Kaaberma, ma arvan, et Eesti Rahvusringhäälingul oli ülioluline, et kaasas oli Maarja Värv, kes on olümpial palju käinud ja kes tegelikult põhimõtteliselt vastutas selle sisulise töö eest enne olümpiat ja ka olümpial kõige rohkem, et kus, millal, miks me oleme ja mida me seal teeme. Nii et eks selline nii-öelda juht ikkagi kujuneb paratamatult ja see juht on väga oluline. Aga minu töö siis seal Pariisis seisnes selles, et kuna mul oli nii-öelda kirjutava pressi akrediteering, siis see tähendas ka seda, et ma aitasin Maarjat portaalitöös, ehk siis kirjutasin tekste, aga selle kõrvalt nii palju kui sai, ma tegin oma põhitööd ehk siis raadiotööd ja kui Deboral ei olnud aega kuhugi minna ja Maarjal ka ei olnud aega minna näiteks, siis läksin mina ja võib-olla aitasin ka telepoolega. Et sellist vastutust me seal jagasime. Tänapäeval on hästi populaarseks saanud, te kõik teate, et jutusaated loomulikult. Mina kuulan Ivari oma kindlasti alati, vähemalt jalgrattapalaviku kindlasti alati.
et me tegime ka oma jutusaate. Lihtsalt see on kuidagi kujunenud selliseks hästi oluliseks väljundiks, ja ta tänasel päeval töötab. Ma arvan, et ta võib-olla on natuke moehaigus, et äkki millalgi läheb see mood üle, ega ei tea. Nii, siin ma tahtsin lihtsalt seda näidata, et ajakirjanikele anti ka siis selline suur infopakett reeglitest ja siis juhistest. Jah, see ei olnud välja prinditud kujul, see oli siis nii-öelda internetis olemas. Neid oli lehekülgi. Eks seal on hästi palju kellaaegu, telefoninumbreid, Maarja teeb tegelikult palju rohkem sellest. Aga üks asi, millega me puutusime kokku näiteks seal olümpial, et kui me räägime piirangutest, siis mingeid koroonapiiranguid meil eks ju ei olnud enam. Aga siiski on üritusi olümpial, kus on nii palju huvilisi, et kõik ei mahu ära, ajakirjanikud. Valdavalt olümpial sa võid minna ühelt ürituselt teisele nii, et vähemalt Pariisis oli see nii, ja ma vist eeldan, et on ka varem olnud, et kui sul on see ajakirjaniku kaelakaart, siis põhimõtteliselt pääs pressitribüünile või ajakirjanike tribüünile on avatud. Aga kui on ikkagi väga pilku püüdvad sündmused, siis ajakirjanikke tuleb sinna nii palju, et kõik ei mahu ära ja siis tuleb esitletud taotlus, et pääseda. Eestlaste puhul see taotlus siis läks käiku siin mõnel korral, kui meie ujujad jõudsid olümpiamängudel finaali, et siin ka siis on nii-öelda high demand events, avatseremoonia, lõputseremoonia, siis ujumise finaalid, nagu te näete, kui te näete, ma loodan, ja meeste korvpallifinaal, mis tegelikult oli seal neid muidugi mitte ainult finaal, vaid ka poolfinaali näiteks tuli taotlus esitada. Et selliseid sündmuseid oli ka, ja mul oli üks olukord, kus ma ei teadnud, et seda taotlust vaja oli ja seda pääset. Ehk siis ma tahtsin väga näha meeste judomaadluse raskekaalu finaali, kus siis teatavasti võistles ja võitis ka prantslaste üks 3 võib-olla kõige olulisemast sangarist nendel olümpiamängudel, ehk siis Teddy Riner. Ja ma läksin sinna kohale ja siis korraga sain teada, et sinna ruumi ma ei pääse, sest et see oli ka high demand event, kuigi meeni see info ei olnud jõudnud. Aga loomulikult ma olin väga pettunud, aga ütleme nii, et tänapäeval ikkagi head kolleegid ja veel sama hea asjaajamine ja internet päästavad edast välja, et ma olin seal ukse taga, matšini oli jäänud võib-olla 20 minutit ja ma andsin Maarjale sellest teada ja Maarja andis sellest teada Merili Luugile, kes tegi selle taotluse ära, et Eesti ühte kohta tahaks ja me saime selle koha. Ja see kõik toimus seal samas, ma arvan, et aastal 2000, ma ei teagi, 16 võib-olla, ma arvan, ma usun, et või 12 see poleks olnud võimalik mingit moodi, aga 2024 see oli võimalik ja see oli hästi tore. Nii, Pariisi olümpia, et ma hästi palju olin kuulnud enne seda olümpiat, kuidas transport olümpial saab olema kohutav, või olümpiatransport on üks kohutav asi, et tuleb palju istuda ja oodata. Et Planitsa MM-ilt oli minu kogemus, et kõik toimis päris hästi. Ja laias laastus see oligi võib-olla minu kõige olulisem kogemus enne. Ja ma pean ütlema, et kõik need kartused osutusid asjatuks minu jaoks, et ühendus oli suurepärane. Kasutasime ühistransporti, me olime väga heas kohas, siis ühe olulise rongijaama Gare du Nordi lähedal elasime ja põhimõtteliselt siin on siis toodud välja nüüd, kui kaugel asus meist Grand Palais, kus vehkles 4 tihvert. Ehk siis 30 minutit ühistranspordiga näitab ta siin praegu. Ma arvan, et ega ta reaalses elus ei olnud pikem teekond. Ja siin näiteks siis, et kui kaugel asus Stade de France, et Stade de France'il valdav osa sellest teekonnast ei võtnud mitte sõit sinna kiirrongiga, vaid jalutamine siis rongijaama staadionile. Ehk siis ülilähedal tegelikult, väga mugav, kõik töötas. Jah, olid paar olukorda, kus olid nagu reaalselt järjekorrad. Aga pigem oli neid olukordi vähe. Okei, ma tean, et oli paar korda, kus olümpia külla viinud bussid olid päris kaua teel. Aga kuna ma ise nendesse bussidesse ei sattunud,
siis mul halba kogemust eriti ei tekkinud ka. Nii, mis siis on ajakirjanikul olemas, kui ta kuhugi võistluspaika saabub või mida talle seal pakutakse, et siin on lihtsalt üks väljavõte veel nendest infomaterjalidest, et olulised asjad siit, ma usun, üks oluline asi on siis Wi-Fi, eks ju, internetiühendus. Aga üldiselt, kui me seda nimekirja vaatame, jah, et on tööruum ette nähtud, siis on inimesed, kes vajadusel infot jagavad ja stardinimekirju saab, see on üldiselt ikka suurvõistlustel niimoodi, et jagatakse neid. Mis siit veel välja tuua? Aha, et kohv ja snäkid. Aga üldiselt, kui te vaatate, siis tegelikult need on ju täiesti sellised askeetlikud tingimused või ma arvan, et täiesti loogilised, et enamikes kohtades on üles pandud mingisugune telk ja seal me siis oleme, istume, kes rohkem, kes vähem, et laudade peal on voolu tarbimise võimalus. Jah, Prantsusmaal ma isegi leidsin paar kohta, kus kohv oli piimaga võimalik võtta, üldiselt ikkagi ilma piimata. Ma veel ei ole elus, inimesed on nii kaugele arenenud, ma joon endiselt piimaga. Aga prantslased väga ei harrasta seda. Et sellised telgid nad on. Ja siis seal nii palju kannab, üritatakse siis palavuses natukene jahutust pakkuda. Aga ei midagi erilist. Mis on ägedad, huvitavad asjad, et mida sa saad siis enda kätte, kui sa oled akrediteeritud ajakirjanik, et see oli siis näiteks ava- ja lõputseremoonia puhul, et jagatakse mingi teatud aeg enne seda, kui see sündmus pihta hakkab, jagatakse infomaterjali, mis on siis selles suhtes küll kasutamiseks, aga mitte avaldamiseks. Ehk siis sa võid vaadata selle informatsiooni, sa saad enda jaoks kätte, aga sa ei tohi siis sellest nii-öelda avalikkusesse midagi enne jagada, kui see sündmus ise toimub. Ehk siis siin konkreetselt peaks olema üks väljavõte, ma nüüd mõtlen. See on ikka meil avatseremooniast juttu, eks. 6 kilomeetrit ja 320 000 pealtvaatajat. Ehk siis mingid loetud tunnid enne, kui see sündmus pihta hakkab, siis ajakirjanikele selline informatsioon jagatakse. Nii, mingeid noppeid veel. Et mida ma olen siis täheldanud, kui ma lähen kuhugi kohale. Esimene oluline asi on see, et kui kohale jõuad, loodetavasti ikka lähed mingi varuga, siis tasub kohe nii palju asju kui võimalik ära teha. Ütleme, nii palju kui võimalik on kuskilt pilti saada, mis vähegi kannatab sellist normaalset kriitikat, eks ju. Kui sa kuhugi pääsed, mingite inimestega saad rääkida, tasub kohe seda teha. Sellepärast, et enamasti on niimoodi, et kui suurvõistlused hakkavad või maailmakarikaetapid isegi, siis ütleme päev enne algust, võib-olla isegi 2 päeva enne algust või ka esimesel päeval on mingid asjad ligadi-logadi ja sa pääsed kohtadesse, kuhu sa pärast enam ei pääse. Et siis tasub kohe täiega sukelduda sellesse, et võimalikult palju huvitavaid asju pildiliselt kätte saada, sest et pärast keelatakse lihtsalt ära. Öeldakse, et sinna te ei tohi minna, sinna sa võid minna siis, kui sul on käepael. Ja ma kujutan ette, et see on alati niimoodi olnud. Et mida rohkem siis, kui keegi ei vaata heas mõttes, on võimalik pakkuda vaatele midagi põnevat, siis tasub kohe võimalikult tubli olla. Järgmine põhimõte on selline, et see kehtib kindlasti igal pool. Hea tiim on rohkem kui pool võitu, aga põhiliselt selles kontekstis ma mõtlen reporteri ja operaatori omavahelist suhet. Et ma tean, et ETV-s, kui Lembitu Kuuse töötas, siis Arvo Mägi ehk siis väga pika staažiga operaator oli tõesti, neil oli nagu väga hea omavaheline klapp. Ma olen aru saanud sellest nii. Ja ma arvan, et sellised tiimid ikkagi ühel hetkel tekivad ja need tulevad asjale kasuks. See järgmine lause põhimõtteliselt haakub sellega, mis ma enne ütlesin. Kui kedagi olulist näed, et võta kohe rajalt maha, sest et see, okei,
Petter Northug, ta võib seal ühe korra seal pressiruumis süüa niimoodi, et tal ei ole midagi teha, aga võib-olla homme tal on juba midagi teha. Et siis tasub kohe kontakti otsida ja võimalusel ära salvestada, mis muidugi on selles mõttes keeruline, et kui sa ikkagi pole nagu ette valmistanud ja sa saad aru, et see on sinu see üks hea võimalus, siis eks see ongi see, miks peab sporti kogu aeg jälgima, et siis oskaks küsida. Üks asi, mis mind ennast hämmastas, kui ma esimest korda nägin, see on täitsa spetsiifiline asi, ei pruugi üldse huvitav olla, aga ma vaatasin seal suusa MM-il, et itaallased lugesid sisse, seal oli ümber mingisugune pressiruum, eks ju oli, ja meeletu müra, kõik omavahel seal arutavad asju 50 keeles, ja siis järsku itaallane loeb siis oma teleloo teksti sisse seal samas ruumis. Et muidugi itaallase kombel niimoodi agressiivselt, kõvasti ja tempokalt ja kõik nii edasi. Aga ma ei kujutanud ette, et selline asi on võimalik. Mul on selline müra ümber ja siis ma loen teksti sisse. Aga nagu ma pärast aru sain, või nagu ma pärast õppisin, siis on täitsa olemas sellised mikrofonid, et sul võib ümber mingisugune suur lärm olla ja sina oled keset seda kaost ja sina võtad oma teksti ette, loed sisse ja kui seda eetris kuulatakse, siis mingit kaost sinu ümber ei ole. Sellised, mis on niivõrd ütleme siis tundlikkuse mõttes niivõrd hästi reguleeritavad mikrofonid, et saab kätte selle, mida vaja, aga seda, mida ei ole vaja, seda ei saa. Kindlasti tähtis on see, et jah, võistluspaikade logistika kohe endale võimalikult hästi selgeks teha. Esimestel päevadel jällegi on see lihtsam ka sellepärast, et ütleme, saab läbi minna kohtadest, kust enam pärast ei saa. Et minu enda jaoks lihtsalt sellised põhitööd, mis ma olen alati aru saanud, et sul on palju kindlam minna võttele, ülekannet tegema ükskõik, kui sa tead, kui sa oled seal varem olnud. Et see on selge. Ja veel oluline asi, väga oluline asi, et korraldajate poolt tuleb leida üks inimene, üks ikka, kes on sinu usaldusisik. Ehk siis, kui sa mingi jamaga hakkama saad, siis sa helistad talle ja ütled, mul on jama. Ja ta aitab sind. Näiteks suusatamises mul on selline inimene välja kujunenud, nimi on tal Aleksander. Ja kui ma olen näiteks saabunud Oslo kahevõistluse maailmakarika etapile koos Rudolfiga, oli vist seal. Ja loomulikult Eestis pole kellelgi meelde tulnud ja ma tunnistan, minu süü on siin kindlasti ka, et pole kellelgi meelde tulnud seda akrediteeringut teha. Ja ma olen seal võistluspaigas kohal, siis ma helistan Aleksandrile, keda ma tunnen MM-ist. Ja Aleksander tuleb ja see akrediteering on olemas. Kui liiga palju helistad, siis ühel hetkel võib-olla saab Villand ka, aga täpselt nii on ka ajakirjanike puhul, et selline usaldusisik on väga-väga oluline. Nii, see on üks pool asjast. Ma kiirelt näitan teile veel paari asja. Ma näitan teile mõningaid asju, mis mulle endale on huvi pakkunud, aga mida ma tegelikult tänapäeval väga palju enam ei ole kasutanud. Näiteks seda, et kui ajakirjanikel, ikka räägid, et ajakirjanikel olümpial on ju, neil on kõik info ees, eks, et nad loevad maha sealt ju mida iganes. Et siis ma lihtsalt näitaks teile paari ankeeti, mis siis on pärit sellisest süsteemist nagu MyInfo, kus siis oli nagu kogutud sportlaste kohta, et mis on olulised ja huvitavad. Näiteks võtame Heiki Nabi. Kuna ma kirjutasin olümpiaraamatusse maadluses, siis ma salvestasin selle endale ära. Et mida siis Heiki Nabi kohta siin kirjutatakse, näete, et siin on jah, et ta ise hääldab oma nime, põhiandmed. Ma loodan, et see ei ole nüüd konfidentsiaalne info, aga ma arvan, et see on avalik info ikkagi, kuigi see süsteem pandi kinni juba, et võt seda ma ei tea. Nii, aga siin on siis välja toodud tema olümpiamängude ajalugu. Näete London, Rio de Janeiro, maailmameistrivõistlused, mis kohad on, mis ajal saavutatud. Siis on, näete, et 2012 lõputseremoonial kandis Eesti lippu. Ja tegelikult siin on ikka võrdlemisi vähe kirjas, olgem ausad. Ega nüüd mingisugust romaani selle põhjal Heiki Nabist ei kirjuta küll.
Et loomulikult, kui me vaatame, mis siin põhilise sellise rõhuasetuse saab, siis näete ise, et see on ikkagi see dopingujuhtum. Et siis siis me võime sellest järeldada, kes iganes see oli siia kirjutus või kogus, nagu ma näen, siit tsiteeritakse ERR-i, nii et me oleme ikkagi süüdi. Aga et siis kommentaatorid tõenäoliselt, kellel see ankeet ees oli, seda lugu ikkagi rääkisid. Aga okei, võtame võrdluseks, et see on Heiki Naabi, vaata, mis me Mihhail Lopese kohta näiteks teada saame. Ikkagi 5 korda olümpiavõitja tänaseks. Nii. Siit kuldmedalite nimekiri on ilmselt päris korralik, eks ju. Jah. Aga see pole see huvitav osa, vaatame veel. Nii, okei, siin on et naine ja 2 last. Auhind on päris kõvasti, et mis kõik tseremooniatel ta lippu on kandnud, eks ju. Siin on tema haridust välja toodud. Kuuba aasta sportlane 2009. Nickname the Kid. Ja tema kohta ikkagi, tegelikult siin general interesti all on temast väga vähe kirjas, ma vaatan isegi. Et ei olegi tohutult palju. Et paistab, et siin on küll mingid isiklikumaid asju, näiteks kes on tema kangelased. Aga selles suhtes, et nagu näha, siis need ankeetid on nagu vähemalt maadlejate puhul võrdlemisi napid. Nii. Seda me ei tohtinud näidata, aga jah, laias laastus nii on. Ma mõtlesin ühte lugu veel näidata, aga tegelikult ma ei hakka seda näitama, et mõte oli siis selles, et kas ja kuidas need lood valmivad, et kas ja millega ma rahule jäin või jäänud, aga siis teil jääks enda küsimusteks, ma arvan aegu, kui teil neid on. Et lihtsalt tahtsin demonstreerida seda, mida Ivar teab ka kindlasti ülihästi, et kuidas 3-minutilise või 4-minutilise loo tegemine võtab 2 päeva aega. Et mul ema ka vahel ikka küsib, et sul oli mingisugune minut 20 seal eetris jälle, no kas tõesti tasus selle pärast sinna Valka sõita siis? Aga nii see teletöö käib. Nii see on. Johannes, aitäh, sa oled hästi põhjalik nagu alati. Ma lihtsalt küsin ühe küsimuse, et kui sa nüüd peaksid Pariisile tagasi mõtlema, siis spordiväliselt, mis on see esimene asi, mis sulle meelde tuleb? Ja ärme räägi spordivõistlusest. Ma võin sulle lihtsalt, et mida ma mõtlen. Meil oli näiteks, mina tegin olümpiadebüüdi Sydneys 2000. Ja siis, mis mul kõige rohkem meeles on see, et kõige ägedamad asjad olid õhtused koosolekud. Elasime meediakülas. Seal oli omaette maja. Ma ei tea, mingi mitu tuba seal oli, 5-6 tuba äkki. Ja õhtu saadi kokku, et mis me järgmine päev teeme. Ja mitte ainult järgmine päev, vaid vaadati juba ette kaugemale ka. Selline vahva seltskond oli seal. Mina, Toomas Uba, Lembitu Kuuse, Marko Kaljuver, Ela Rosila ja üks operaator, Robert Vood. Loomulikult meil olid külmkapis õlled ja oli mingit muud napsi ka. Päev otsa olid rapsinud, õhtul kulus üks õlle ikka ära ja siis arutasime kõik asjad ära, mõnus tunne oli, kõik teadsid, et vara tuleb jälle minna. Ja sai nagu korraks nagu lõõgastuda, ütleme selles mõttes, et küll sa arutasid juba järgmise päeva asju, aga see lõõgastuda ja selle tipuks oli siis see, et umbes üle 2 päeva ma tegin selle bio lõpetuseks veel eposüsti Toomas Ubale. Et ta oli juba raskesti haige, eks. Ta läks olümpiale suuresti ühe mehe pärast, kes ka siia ruumi tuli. Aga sellest me räägime. Et meil, kui keegi küsib, siis ma ütlen, et need olid väga ägedad momendid olümpiamängud. Loomulikult sport ka. Aga see on nagu kõige eredamalt meeles. Jah, ma arvan, et ega see vastus on tegelikult loogiliselt võttes ju väga sarnane. Et lõppude lõpuks kõige rohkem sa jääd mäletama oma kolleege. Et mitte seda, seda ka, et mis kõik muu on, aga ma siis saan aru, Ivar, et teil oli seal nagu hea tiim selles mõttes, et kuidagi nagu sünergia toimis teil. Et meil oli vaata sama.
kuidagi klappis hästi ja eks see oli ka suur põhjus, et miks, kui me hakkasime oma seda podcasti salvestama, siis kui me olime esimese või esimesed 3 ära salvestanud, et siis me ikkagi pigem me ootasime seda momenti, et kui me seda jälle teeme õhtul enamasti hotellis pärast seda, kui me olime kuskilt saabunud võib-olla kell 11-12. Aga ma pean ütlema, et üks asi, mida ma jään Pariisist meenutama, on see, et ma arvan, et ega mul elus enam ilusamat olümpiat ei tule. Sellepärast, et see oli õige koht, see publik oli suurepärane, Eesti sportlaste tulemused olid ikkagi selles mõttes väga inspireerivad, et sportlased esinesid väga hästi. Ja kuna meil ei olnud ülekandeid, siis mul ei olnud liiga palju tööd. Selles mõttes, et mul oli tööd, aga mul ei olnud nii palju tööd, et ma oleksin tundnud ennast töö pärast kehvasti kuidagi. Millega ka hirmutavad kõik alati. Siis pärast küsivad, kas sa käisidki olümpial, et kuidas see võimalik on? Ma ütlen, et tore oli seal. Ahah, et me oleme siis nii kaugele jõudnud nüüd, on ju. Et ma arvan, et sellist olümpiat ei pruugi tulla, et kui ma peaks samas asutuses veel töötama edaspidi, siis mingiks ajaks ilmselt need olümpiad tulevad palju stressirohkemad, raskemad ja nagu vähema unega. Et ma saan aru, et Osila ja Säärits omavahel ikka nagu võistlesid, kes vähem magab. Ma ei tea, aga igatahes meil nagu läks paremini. Ja. Aga mõned küsimused äkki siis, et väga pikalt aega enam küsimuste peale ei kuluta, aga siiski. Mul on üks küsimus, et sportlastelt küsiti suhet Team Estoniaga, ajakirjanikult ka. Suhet Team Estoniaga? Ei ole toetuse saaja. Ja tegelikult natuke siis tõsisem küsimus, et Valgas minut 20, selleks läheb 2 päeva aega. Aga ei, Valgas ei pruugi minna. Ei, jah, ükskõik, aga et otse reportaažis lähen peale, mul on teatud kindlad asjad, mida ma tahan küsida, aga juba esimene vastus on see, et ma seda rada minna ei saa. Kas sellist olukorda juhtub tihti või läheb ikka nii, nagu on reporter plaaninud? Ma vastan igal juhul ausalt kõigele, et ma arvan, et ega väga tihti ei juhtu seda. Ma ikkagi ütleks, et keskmise sellise staaži mõistes või kui ma vaatan, siis mulle tundub, et ma olen üsna vähe töötanud veel sellel alal. Kuigi tänapäeval on juba see, et kui inimene on kuskil 9 aastat töötanud, siis põlvkonnakaaslased küsivad, et mis asja, et see on nii kaua. Aga mina ütleks, et ega ma ei ole väga kaua ajakirjanikuna töötanud. Ja mul väga palju ei ole selliseid olukordi olnud, kus ma niimoodi tunneksin, et asi läheb täitsa teist rada pidi. Ma pean ütlema, et mida ma olen tunnetanud juba selle ajaga, et mul on tunne, et Eesti sportlased on kogu selles kommunikeerimise vallas ikka jube targaks õpetatud või jube hästi koolitatud. Et nad oskavad seda päris hästi ja ma nüüd lähen küsimusest natuke kõrvale. Et see tähendab, et sellist olukordi väga palju ei teki minu jaoks, et ma ei saaks kuskilt jätkata, aga ma ütleks, et üks kõige ägedamaid asju on minu jaoks see, kui ma mõne sportlasega seda teekonda justkui nagu alustan koos ja siis ma näen, kuidas 3 või 4 aasta pärast ta on muutunud niivõrd palju vabamaks suhtlejaks minuga ja ka teistega, mitte ainult minuga. Et selline areng, mõni treeneri ootus on see, et sportlane oma sportlikult tasemelt läheb edasi, eks ju. Ja ajakirjaniku puhul võib-olla see ootus mõnikord on täpselt selline, et sportlane läheb oma väljendusviisis edasi. Ja see võib olla minule täpselt samamoodi elamus nagu treeneril see, kui tema õpilane spordivõimekuse mõttes paremaks saab. Ja võt selliseid asju ma olen küll kogenud ka. See on olnud päris lahe. Neinar. Aitäh. Tegelikult ma tahtsin, Ivar, sinu jutu peale tekkis mul kohe küsimus, õigemini täpsustus, et sa rõhutasid mitu korda, et tulite õhtu koju ja jõite õlut. Et kindlasti on alkoholivaba, aga ma tahtsin öelda seda, et tegelikult kujutage ette, et Austraaliasse 2000. aastal vedas Saku õlletehas terve konteineri õlut ja te jõite ilmselt Saku õlut seal ka. Jäime küll, sellest peost ma arvan veel saame rääkida ju Erki medalipidu. Kindlasti oli seal Saku õlut, on ju Erki? Ei, seal oli kindlasti, seda ma mäletan. Aga läheme edasi.
Võtaks viimase küsimuse ja siis kellele? No nii, aga Eli, küsi ära siis. Siia alla või? Hallo, kuulete? Ma tahtsin küsida, et igal ühel on meil oma lemmikspordialad, et mis need on sinu lemmikspordialad ja kuidas te olümpial jagate ära, et kes mis ala kajastab, et kui sulle näiteks meeldib korvpall ja Maarja teatab, et ei, et tema läheb hoopis korvpalli kajastama, kuidas need vaidlused teil seal olid? Aitäh! Ma tahaks nüüd vastata midagi jube põnevat, aga ei olnud väga vaidlusi. Korvpalliga oli nii, et meil oli üks koht poolfinaalile USA ja Serbia mängule. Ja kuna Maarja oli nii suuremeelne, ta ütles, et tema on käinud olümpial korvpalli vaatamas ja ta on USA koondist näinud. Ja Deborah vist väga ei pretendeerinud või oli tal olid kohustused just ja mul ei olnud. Jah, just, temal oli teleakrediteering. Siis Maarja andis selle koha mulle ja ma saingi seda mängu näha. Otse Serbia fännide selja taga, see oli päris huvitav. Aga ma olen mõelnud küll, et kui ma peaks kõigist aladest ühe valima, et siis mis ala see oleks. Ja see ei ole Ivar Jurtšenkoga seotud, aga ma lihtsalt olen mõelnud, et mingi ala, kus mul oleks veel nii palju õppida ja kus mul oleks nagu meeletult palju iga päev, et mida nagu juurde kuskilt hankida, et siis ma arvan, et see oleks jalgrattasõit või maanteesõit. Et kuigi ma olen täiesti surmkindel, et on, ma ei tea, 5 või 6 spordiala, mida ma paremini tunnen. Aga lihtsalt see ala oma olemuses kuidagi minu jaoks on väga paeluv. Võib-olla siis see, et on nagu mingisugune jäänuk sellest, et kuidas inimene istub kuskile maha ja tal on aega mõelda. Et kõik ei ole nagu põmm, vaid et on ka sellised teistsugused võimalused. Et jah, selle tooks välja. Aga muidu meil oli ikkagi nii, et me Eesti sportlasi nii palju ei võistelnud meil üldiselt, kui meil oli ka päev, kus meil oli 3 Eesti sportlast ja nad võistlesid ühel ajal, eks siis kuidagi loogiliselt või loomulikult see kujunes jalgrattasõitu läksin tõesti Madis Mihkelsit ja Jaanika Lõivu läksin tõesti mina vaatama. Et ju siis mingisugune loogika seal taga ikka on, kuidas need alad jagunevad kolleegide vahel. Aitäh! Johannes Vedru rääkis siis natukene ajakirjanike taustatööst või taustast olümpiamängudel.